Tere, selles videos annan ülevaadet lähiajaloost minu joonistatud piltide alusel. Lähiajalugu on inimajaloo viimane põhiperiood, mis algas Esimese maailmasõjaga ja põhimõtteliselt kestab tänase päevani. Minu ajateljel on viimane sündmus 2022. aastal toimunud Venemaa täiemahuline invasioon Ukrainasse. Aga alustagem sellest, et 1914. aastal puhkes Esimene maailmasõda kahe leeri vahel, Antandi ja Kolmikliidu vahel. Suurriigid, ühelt poolt Suurbritannia, Venemaa ja Prantsusmaa, Antant, teiselt Saksamaa, Austria-Ungari ja alguses Itaalia ehk Kolmikliit, konkureerisid omavahel kolooniate ja mõjusfääride pärast. See oli üks olemuslikke põhjusi sõtta minekuks. Austria kroonprints Franz Ferdinandi mõrv Serbia rahvuslase poolt sellel samal 1914. aastal oli pigem ajend. Vaatamata esialgsele üldisele entusiasmile pettusid paljud varsti sõjategevuses õuduste tõttu. Tehnilised uuendused võimaldasid nüüd hävitada inimesi massiliselt tankide, mürkgaasi ja muude vahendite abil. Sõja, tööstusrevolutsiooni ning linnastumise vastaseid hoiakuid vahendasid oma loomingus dadaistid. Need olid kunstnikud, kes kujutasid enese hävitava maailma absurdsust. Nõnda esitas näiteks 1917. aastal prantsuse dadaist Marcel Duchamp näitusele pissoaari nimetuse all Fontaine. Sõjaõudused, alade kaotamine, inimohvrid ja halvenev majandusseis tekitasid olukorda, kus Vene tsaar Nikolai II loobus troonist. Võim läks temalt sisuliselt üle demokraatlikule valitsusele. Seda võimuvahetust nimetame veebruari revolutsiooniks 1917. aastal. Demokraatliku võimu ehk ajutise valitsuse otsus jätkata ebapopulaarset sõda langetas kiiresti ka sellesama võimu populaarsust. Mitme kuu pärast veebruari revolutsiooni toimus oktoobrirevolutsioon ehk oktoobripööre, mille käigus tulid võimule sõjavastased kommunistid Vladimir Lenini juhtimisel. Lenin on siis antud pildil see mees, kes osutab oma näppuga demokraatlikule valitsusele, see on siis veebruari revolutsioon just demokraatlikule valitsusele annab võimu üle Nikolai II, viimane Vene tsaar, aga siis demokraatlikku valitsust asendas oktoobripöörde käigus just nimelt Lenin, Vladimir Lenin ja tema kommunistid. Lenini vastased aga alustasid vastupanu, mistõttu algas Vene kodusõda Lenini toetajate, punaste ja tema vastaste, valgete vahel. Punased võitsid, sest alanikud jäid uskuma kommunistide lubadust jagada maad ümber. Lenin suutis laiendada oma võimu ka Ukrainale, Valgevenele ja Kaukaasiale ning 1922. aastal rajas Lenin Nõukogude Liidu. Tulles ajas tagasi 1918. aastasse tuleb muidugi märkida, et 24. veebruaril kuulutas Eesti välja kaosse langenud Venemaalt iseseisvuse. Samal aastal lõppes Esimene maailmasõda Compiègne'i vaherahuga, mille allkirjastamisega nõustusid sõdivad osapooled sõjategevust lõpetama. Compiègne'i vaherahu on kujutatud siin nõnda. 1919. aastal oli Saksamaa sunnitud sõlmima Versailles rahulepingud sõjas võitnud Suurbritannia, Prantsusmaa, Ameerika Ühendriikide ja Itaaliaga. Saksamaa pidi tunnistama ennast süüdi sõja puhkemises, loobuma aladest, muuhulgas Prantsusmaa ja Poola kasuks, vähendama oma sõjaväge ja maksma võitja riikidele suuri rahasummasid ehk reparatsioone. Alandatus, mida tundsid paljud sakslased, avaldus parem äärmusluse teatud kasvus pärast sõda. Selle kaotuse põhjust nägid natsionalistid mitte niivõrd Saksamaa sõdimises kahel rindel, vaid sisevaenlaste õõnestustöödes. Nendeks sisevaenlasteks kuulutati välja muuhulgas kommuniste, liberaale ja juute. 1919. aastal tekkis nõnda nimetatud Saksa töölispartei, mis muutus järgmisel aastal natside parteiks. 1923. aastal proovis Hitler tulla võimule riigipöörde abil. See on kujutatud siin niimoodi, see on siis nats, kes hoiab ühes käes nii-öelda püssi, agiteerib
innustab elanikke siis toetama seda vägivaldset võimu haaramist. Kuid see riigipöörde katse luhtus. Enamus elanikke ei soosinud vägivalda, eelistades nautida elu, võtta krediite ja eksperimenteerida erinevates valdkondades. See eksperimenteerimine käib eelkõige kunsti ja kultuuri kohta. Esile tuli päris mitu naissoost tegelast, näiteks tantsuvaldkonnas paistis silma Isadora Duncan. Kujutavas kunstis levis dadaismi kõrval sellest johtunud sürrealism, see on siis siin nõnda kujutatud. Sürrealistid kujutasid kunstis, filmis ja kirjanduses alateadvust, unenägusid ja illusioone. Itaalias oli sarnaselt Saksamaale levinud pettumus esimese ilmasõja tulemustes. Kuigi Itaalia oli üks võitjariikidest, ei saanud ta nii palju alasid endale nagu taotles. Kollektiivse rahulolematuse lainel tuli veel 1922. aastal võimale Itaalias Benito Mussolini, kehtestades fašistlikku diktatuuri. Mussolini on kujutatud siin. See oli suuresti eeskujuks ka Hitlerile. Peale Lenini surma 1924. aastal algas Nõukogude Liidus võimuvõitlus kahe poliitiku Lev Trotski ja Jossif Stalini vahel. Trotski on kujutatud siin, Stalin on siin. Stalin ilmus sellest võitjana ja alustas 1928. aastal 2 suurt eksperimenti NSV Liidus, kollektiviseerimist ja industrialiseerimist. Kollektiviseerimine tähendab talunike sundimist kogukondadesse, kolhoosidesse, mille tooted kuulusid riigile ja riik otsustas edasi, millistel otstarvetel neid kasutada, neid tooteid. Mõistagi ei pälvinud kollektiviseerimine talunikkonna poolehoidu, industrialiseerimine tähendab muidugi tööstuse intensiivistumist. Mõlemad algatused olid Nõukogude süsteemile vajalikud kommunismi levitamiseks maailmas. Talunikelt konfiskeeritud ressursid olid suuresti kasutatud välismaa kommunistide toetamiseks ja relvatööstus tõstis Nõukogude võimet vallutada teisi riike. Mis puudutab sõjajärgset nõnda nimetatud läänemaailma, siis lihtsameelselt võetud krediite nõudsid pangad aga tagasi, see on kujutatud siin. Paljude suutmatus neid tagastada viis vara konfiskeerimisele. Nõudlus kaupade järele oluliselt vähenes, mistõttu poed pidid loobuma ületoodetud kaupadest ja vähendama palkasid enda töötajatele. Teiste arengute kõrval tingisid need arengud 1929. aastal sügavat majanduskriisi, mis algas USA-s ja kandus kohe üle Euroopasse. Suur depressioon sai selle nimetuseks ning see andis eriti suurt lööki Saksa majandusele, kuna see oli niigi kurnatud suurte reparatsioonidega. Heaolu langus viis sakslaste seas pettumuseni demokraatias ja turumajanduses. Valijad asusid toetama kommuniste ja eriti Hitlerit ehk natse, kes lubasid kiireid lahendusi. Kommunistid kui ka natsid lubasid kiireid lahendusi. Nõnda võitsid natsid 1932. aasta parlamendi valimisi Saksamaal. Hitlerist saab jaanuaris 1933 Saksa peaminister. Natside võim asub rikkuma Versailles lepingu tingimusi, kasvatades Saksa armeed ja taotledes riigi laienemist. Hitler okupeerib Austriat 1938. aasta märtsis, mida nimetatakse Anschlussiks. Seda tähistab üks lipp siin. Ma pean tunnistama, et see kaart ei ole kõige täpsemalt siin kujutatud, et põhimõtteliselt olgu öeldud, et vasakpoolsem lipp tähistab Austria okupeerimist, parempoolsem lipp tähistab Tšehhoslovakkia üle kontrolli kehtestamist Hitleri poolt. Et kuna tegemist oli Austria näol saksakeelse riigiga, kus Hitler oli niigi populaarne, ei reageerinud sellele endised Antandi riigid. Sama aasta sügisel sõlmisid aga Saksamaal Münchenis 4 riiki, Suurbritannia, Prantsusmaa, Saksamaa ja Itaalia, kokkuleppe, millega Saksamaale anti võimaluse kehtestada kontrolli Tšehhoslovakkia osa üle. Oli üks Tšehhoslovakkia osa, Sudeedimaa, kus elasid kompaktselt sakslased, Hitler taotles Saksa kontrolli kehtestamist ka selle ala üle. Hitler lubas Inglise ja Prantsuse poliitikutele, et rohkem
Territoriaalseid pretensioone ta ei esita. Olles nõrgestatud suure depressiooni tõttu, jäid Inglise ja Prantsuse riigimehed Hitlerit uskuma. Kasutades seda olukorda ära, asus Hitler kehtestama oma kontrolli ühel või teisel moel terve Tšehhoslovakkia üle. 1939. aasta 23. augustil sõlmisid Natsi-Saksamaa ja Nõukogude Liit mitte kallaletungi lepingu. See on kujutatud siin, Hitler, Stalin ja siis see leping. Kuna allkirju panid sellele vastavad välisministrid Joachim von Ribbentrop ja Vjatšeslav Molotov, nimetame seda dokumenti Molotovi-Ribbentropi paktiks. Sellele kuuluvad ka salaprotokollid, mis sätestasid, et Ida-Euroopa saab jagatud nende kahe suurriigi vahel kahte mõjusfääri. Selle järgi läks Eesti, Läti, ida poole ja üks osa Rumeeniast Nõukogude mõjutsooni. Saksamaa rünnakuga Lääne-Poola algas 1. septembril 1939. aastal Teine maailmasõda. See on siis siin. Seda peetakse just maailmasõja alguseks, sest mõne päeva pärast kuulutasid nii London kui Pariis sõda Saksamaa vastu ja lõppkokkuvõttes suurem osa maailmast sai sellesse sõtta sisse segatud. Natside partnerlus Nõukogude Liiduga asendub Saksa invasiooniga NSVL-i 1941. aasta juunis. Alguses võitis Saksa armee lahinguid Nõukogude Liidu vastases sõjas, kuid mitme asjaolu tõttu toimus sõjas 1942. ja 1943. aastatel murrang. Nendeks faktoriteks olid sõjaline abi Ameerika Ühendriikidelt, mis on kujutatud sellise kasti ja sellise koti näol, et Ameerika Ühendriigid andsid krediite. Samuti laialdane Nõukogude partisanide liikumine Hitleri okupeeritud aladel ja külm kliima, millele ei olnud Saksa sõjaväelased valmis. Need olid need faktorid, mis soodustasid murrangut idarindel, mille tulemusena Nõukogude Liit hakkas võitma. Ida-Euroopa alade okupatsioon natside poolt soodustas ka holokausti ulatuse laienemist, korraldati suurt koondus- ja surmalaagrite võrgustikku. Holokaustis hävitati massiliselt nii juute kui teisi etnilisi, poliitilisi ning usulisi inimgruppe. Holokausti kuulsaimaks ohvriks on tõenäoliselt saksa tüdruk Anne Frank, kes elas ja ka varjas ennast Hollandis Teise maailmasõja ajal, aga kes sai avastatud ja koonduslaagri saadetud sõja lõpus. Frank suri koonduslaagris haiguse tõttu. Tema päevik, kus ta kajastas enda elu peidus, aga jäi ja sai pärast sõda oma isa poolt avaldatud. Aitäh kuulamise eest ja kindlasti jätkake vaatama ka järgmiseid osi.